Tere, mina olen Mari. Siin laua peal on 4 helikandjat ja mind huvitab, milliselt neist on kõige parem kuulata Bohemian Rhapsodyt, Queen'i laulu siis. Ja minuga aitavad muusikat siis kuulata Kai, Erki ja Elmar. Et asume siis kuulama. Aga enne veel, kiirkoolitus. Teeme selgeks, mis on mis. Vinüül, MP3, kassett ja CD. Asume siis võitjad selgitama. Esimesena vinüülplaat. Vinüül jõudis massidesse 50-ndatel. Välimuselt kõige suurem mahutab kõige vähem. Ühele küljele ligi 20 minutit heli. Vinüüli kuulamiseks on vaja spetsiaalset mängijat, kus nõela võnkumised graveeritud heliridades tekitavad elektrisignaali, mis võimendatakse kõlaritega lauluks. Tekkiv heli on pehme, mahe, soe, kuid vahel ka krabisev. Eriti kui ajaga on plaadile tekkinud tolm ja kriimud. Tundub nagu päris, kui sa niimoodi kuuled siin nagu, et nagu sa saad aru, et nad on nagu, see on see viis, kuidas nad on selle nagu actually vaata planeerinud või see on see viis, kuidas nad tegid seda ja see on see viis, kuidas ka mina seda nagu praegu kuulan. Ehk siis ta tundub palju siuke rohkem nagu autentsemale. Tegelikult on ju kõige müstilisem ka see, et kuidas see heli siit vinüülplaadi pealt kätte saadakse, et sul on üks nõel, mis loeb neid konarlusi sealt välja ja see kõik need võnked annavad meile selle muusika, mida me siit kuuleme, eks ju. Jah, et tõenäoliselt vanasti sa ei teinud seda, et vanasti oli kõik vinüüli peal, vaata, kui sa praegu seda kuuled, siis nagu kultuurilisest kontekstist lähtuvalt, see on juba siuke special thing. Kasseti võidukäik algas 70-ndatest. Helikandja võlus kuulajaid väiksuse, mobiilsuse ja odavuse poolest. Nüüd lõpuks ometi sai muusikat endaga kaasas kanda, kuulata lemmikbändi autos või tänaval playerist. Küll aga ei saanud kiita heli kvaliteeti ja saatuslikuks võis saada ka lintmakk, millest kassetti mängiti. Kas keris see lindi vahele või venitas seda? Ma arvan, et ma olin mingi 7-aastane, ma kuulasin Terminaatori kassetti nimega Kuld. Ja kusjuures minul on hea kuulata, et see kassett ei venita, sest et minu esimene kassett, mis ma endale sain, oli Linkin Parki Meteora ja ma kuulasin see reaalselt niimoodi, et kõik lood ehk siis väga hästi säilinud räägitud. Mina tavaliselt filmisin enda jutte sinna peale ja siis kuulasin ennast. Ja raadiot sai salvestada. Onu Reemuse jutte ka. Mul oli Spice Girls. Ma ei kuulan head muusikat väiksena aastas. See oli päris piinlik tolle läheb. Kasseti lükkas troonilt CD ehk compact disk. Turule tulid nad 80-ndatel ning nad võeti kiiresti omaks. Algas digiajastu. Loojate idee oli pakkuda kandjat, mis suudaks salvestada heli täielikult sellisena, nagu ta stuudios oli. CD mitte ei kõlanud tõelisemalt kui kassett, vaid ta oli ka vastupidavam kui senised helikandjad. See on uskumatu, kui palju tegelikult tuli rohkem välja igasuguseid neid nüansse, neid, kuidas ta nagu laulmises hääldas ja hingas ja kõik suksed need asjad. Et sa enne, kui võtta vinüül ja kassett, neid ei olnud nii hästi nagu välja sealt tuua. Mul on ka see asi, et kuna CD või formaat on minu jaoks asi, kus ma olen muusikat ilmselt elus kõige rohkem kuulanud, siis minu jaoks on kõige nagu tuttavlikuma või kodusema kõlaga, et see ongi nagu see, kuidas ma olen harjunud muusikat kuulama, et see kõlab nii õigesti. Meile kõige tuttavam MP3. Laulud on pakitud väiksemateks failideks kui CD-l ning nende kuulamiseks pole vaja enam eraldi makki. Korraga saab oma playeris hoida 1000 laule. Muusikafailid on väiksemad ning väiksem on ka nende kvaliteet. Kuid kas inimkõrv suudab märgata kvaliteedi erinevust? Vaatame, mis arvavad me testkuulajad. No, kuidas tundus? Seda kuulates alguses tundus, et hästi palju hääl on nagu võimendatud, instrumendid vähem.
ja lõpuks oli jällegi bass, mis oli võimendatud ja ülejäänud instrumendid vähem. Ehk siis, mis ma nagu mõtlen, et äkki need highs and lows on nagu tugevamad ja siis need kitarr ja klaver ja kõik, mis seal nagu vahepeal on, et need jäid kuidagi nagu vaiksemaks minu jaoks. Et ta ei täitnud nii palju seda nagu üldist ruumi. Kas selle digipaljupuu peakski olema nagu see teema, et on nii-öelda võimalikult keskmiseks miksitud, et ta oleks nagu siuke... Iga kõlariga kuulata. Pluss, et sa saad ju tegelikult, et kui me seda praegu kuuleme Spotify'st, siis sul on equalizer, millega sa saad oma enda kõrged ja madalad panna paika. Ehk siis teha tegelikult seda, mis sulle endale meeldib selle kõige Nii, lemmikud valitud, võitjaks osutus CD. Kuid sina, kes kuulas seda YouTube'is, pane tähele, et YouTube muudab kvaliteeti ja need ei kõlanudki täpselt nii, nagu meie siin kuulsime. Lõpetuseks soovin veel öelda, et kommenteerige, subscribe'ige ja näeme tulevikus.